Teadsin juba sündides, minust saab kord võidumees. Läks kus läks kõik siiani, kordsan võitjaks niikuinii. Tere tulemast kõigile Corner 1 hobikardi sarja avaetapile siin Aravetel. Alustame kohe pettumustest. Kimi Räikkonen ei saanud tulla. Ma reaalselt kirjutasin ta pressi esindajale, ta isegi ei vastanud. Aga väga ei pea pettuma, sest tegelikult meil on täiesti üle ootust ülilahe võistlejate rivi koos. Noored, vanemad, profid, sellised seasoned veteran, hobikardi sõitjad ja lihtsalt need, kes tahavad lihtsalt siin täna siin sellised ikkagi enam-vähem suhtelise ilusa ilmaga fannima tulla. Aga hoiame meeles, et hobikardi võistlusel on kõige tähtsam asi ikkagi fun ja et me jõuaksime kõik ohutult üle finišijoone. Olen tšempion ja mu kampion tipp-top. Siin on tšempion, lahe tšempion tipp-top. No mis Janar ütleb enne esimest trenni? Nagu kõik teavad, siis Corner 1 mehed tulevad siia ainult esimese kurvi pärast. Lahandes lõpp on loo, vinge soov on võidust pool. Number 1 kannan hool, pean saama kas või tagant pool. Tipp-top, siin on tšempion, lahe tšempion tipp-top. Tipp-top, tipp-top, olen tšempion ja mu kampion tipp-top. Siin on tšempion, lahe tšempion tipp-top. Tipp-top, tipp-top, olen tšempion ja mu kampion tipp-top. Kui kukungi, siis tean, et püsti ise saama pean. Kui kukungi, siis tean, et püsti ise saama pean. Kui kukungi, siis tean, et püsti ise saama pean. Kui kukungi, siis tean, ja kukkudes ma tean tipp-top. Mis see kvali kohta ütleb mees? No nagu Elari ütles, et warm-upis olime suht võrdsed. Või noh, mitte, ma ei tea, kas 0,3 sisse saab öelda võrdsed, aga pigem saab vist. No pigem on, jah. Kardis saab öelda. Aga ma ei oska midagi oodata, eks ma siis teengi nii, et vaatan kellegi kiirema, kes kiirem on ja siis üritan sappa võtta. Siin neid kiiremaid on? Siin neid ikka on, jah. Ma arvan, top 7 on ikka kõik suht, nagu Art ütles, suht garanteeritud või noh, paika pandud juba enam. Sest siin on konkurents. Need on üle 10 tundi aastas sõitvad mehed on. No need ikka hobikardi alla on rohkem võib-olla raha pand kui mõni hooaja peal. Mul on täna 3. kord. Aga ei ole hullu midagi. Selles suhtes, et eesmärk on lihtne. Et mingi kombeka venna paneks paak ära ja siis on päev korda läinud. Sellele venna. Kombeka venna. Mis kombeka vennas? Kombeka vennas on, vend on kombekas. See, et see, mis eelmine aasta tegemata, ei. Ei, ma ütlesin, mul on päev korras, et ühe kombeka venna vähemalt paak ära panen, see on päev korras. Ice on the prize, jah. Sa jälgid siis täna nagu kombeka vendasid, jah? Jah, okei. Ainult kombeka vendasid. Esimene kurv kombek on. Nüüd hakkavad pihta kvalid ja kvalides siis tuletame meelde, et siis kaaludega ausõna printsiip, igaüks võtab, hoolitseb oma kaalude eest. Kardid loositakse ja pärast tulevad A, B, C finaalid ja siin on tšempion, lahe tšempion tipp-top. Tipp-top, tipp-top, olen tšempion ja mu kampion tipp-top. Nüüd proovisin selle külgi eest sõita, aga ei tea, reski ei tulnud. Tundub, et me kvalis jääme 11 väga kaugele põhisõidus. 0,8 sekkinist. Vaatame, mis Janar sõidab. No ma saan tagant tulla. Ei no äkki ma saan sinna 3. sõidu sinna ette otsa. Seal ju 3. sõidus jagatakse täpselt 1 punkt välja võitjale ainult.
olen tšempion ja mu kanki on tipp-topp. Siin on tšempion, lahe tšempion, tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Olen tšempion ja mu kanki on tipp-topp kamp on mul. no mis sa ütleb, kvalis, mitmes aeg tuli? Mis aeg tuli? ma küsin, mis ei, ma viimane, ma olen jumala kindel, sellepärast, et see esimene, see warm-upi pauk, mis ma tagant sain, nüüd ma olen kvalis kogenud niimoodi. Ja nagu täiega tundsin, et nagu rütm on täiesti kadunud. Ja siis, kui ma sain hea läpi kokku, ma ei tea, mis siis juhtus, kas keegi ei ette, aga nüüd see viimane ring ma tundsin, mul tuli hästi. Ja siis vaatasin, et Art on selja taga, et teeb raudselt kiiret ringi, tõmban kõrvale, et teen järgmise ringi ja siis oli juba finišilipp ja nagu ise veits loll. Liiga ettevaatlik, ma ütleks ka. ma sõitsin ka pool sekki aeglasemini kui treeningul kvalis. Sander pani 0,8 äkki kiiremini. Ta tegi spinni nagu, see oli nii palju. See nagu, ma ei saanud sellega nii kiiresti nagu seal pidin nagu varem juurde niimoodi. Esimene kord. Läksin seal pikaks sinna välja nagu. Kurvi lõpeks siis, aga ta nagu... Ma ei tea, see esimene oli mingi... Päris selline... Mul esimene oli 4 nagu. 4 on ka suht okeilt sõitnud siin. Aga ma ei tea, ma sain siin parem maailmas. Elarid ära. kolmandas sõidu selle. Totaalselt süke. Elarile paned koti pähe üks. No, Teispolt stardib. Elari. Elari. Mul on vaja mingi 3 kohta vähemalt võtta, 4 või? Ainult natukene eespoolt. Elari on front row. Kolmandas grupis ma vaatasin, et sa oled esimeseks, mis tunne on? Sõidus parandame kõik vead ja võtame selle 1 punkti ära. See kõige magusam punkt. See finalistid on siin. Mul autoga number 1. Ma tulen selle kurvi järgi nägin, et ma tulen sulle lähemale, sest kui ma sealt kurvist väljusin, see ikka veel on siia päris ära kadunud. Selle järgi ma sain aru, et ma tulen järjest lähemale vaata. Aga hilja oli juba. Ma nüüd sõitsin kindlasti parema ringi kui kvalita. Mul oli jumala okei sõit oli. Mega. Esimene ring oli päris hea, sai seest väljast igalt poolt mööda minna. Mulle isegi, see heitlus oli äge, mulle meeldis algul. Aga ma ei julgenud sisse minna, sest ma mõtlesin, kui ma eestlas 2 kurvis juba lähen nagu natuke mängima Rambot, siis ma oleks võib-olla spinni teinud või midagi. Ma ei julgenud minna kohe. Aga ma olen selles mõttes täiega rahul, et tean, kuidas ma teisest kohast mööda sain seal või? No, 2 ringi jälgisin, vend võtab nii halvasti seda kurvi. Hakkasin varem pidurdama, pöörasin täisgaasiga sisse, sain talle siia kõrvale, sain siit mööda juba vaata. Siuke nagu mind games ka mingi hetk tuleb vaata mängu, aga sa panid kohe eest ära ja lehvitan tule, et äkki võtta hoogu maha, et saame lõpus. Ma ei näinud. Ma ei hakanud tagasi vaatama, mul oli 1 punkt oli juba märkmiks kirjas. Ma mingi mõtlesin, et ootaks järgi vaata, aga mõtlesin, et ma ootan järgi ja ma raudselt kaotan mingi 3 kohta vaata. Ei. Päris, ma ütleks küll, et uus on, et tegelikult peaks rohkem tegema, paneks mingi pundi kokku vaata. Või mis sa arvad, Elari? No ma ei tea, ma siin Eesti kaardikoondises sees nüüd 1 punkt olemas ja Särkime võib-olla sõidab. Kurb on see, et ma andsin kõva heitluse, aga ei saa puntigi. Ma nüüd enam vähem õppisin ennast sõitma, ma tahan näha, mis aeg on, aga nagu need kurvid tegelikult
ma ennem panin rämedalt üle kiirusega, tegelikult tuleb vaiksemalt sisse minna teravalt Apexisse. Ma õppisin, nüüd ma tegin, ma arvan, 3-4 korda. Vähemalt selle sikaani võtsin hästi. Ma sain hästi vara sisse pöörata ja sa saad järgmisest jumala hästi välja minna. See on nii tähtis, nagu siin kaotan meeletut kiirust. Sellele teisele kohale ma sain siin räigelt järgi ja siis essas kurvis sain võimaluse ja teises kurvis sain tänu sellele mööda, et ma siit võtsin nii palju järgi. Kohe 4. koht või? 4. koht jah, number 6. Ma arvan, et ikkagi see ei ole probleem, et siin on see mure, et mis juhtub, kui ma poodiumile tulen, sest kurat, see sats, kes siin on ikkagi väga kõva, et ma ei tea, kuidas ma sinna 4. üldse kobistasin. Aga vaatame. Mis on ütleb, kes võidab? Kes võidab või? Mul on kahju tõdeda, aga meie oma poiss Art ei võida. Just poodiumile saab? Kõigepealt me ei teagi. Eelmine aasta ta sõitis natuke halvemini, aga täna mul on siuke, ei teagi. Sama trenni teinud? Ma ütleks, ei, siin ei ole. Siin ta on sama palju trenni teinud kui mina, ma arvan. Ma ütlen ehku peale siuke 6. Kaheksa on palju. Kapet algul oli miksis see. Ja nüüd saab puhata. Et ei hoidnud 6.
vahetati ära sellepärast, et silmad, prillid läksid ei, uduseks. ma tegin ukse lihtsalt rumalalt lahti nagu. Aa, Mõtlesin, et mul oli nagu väike edu sees, aga nagu Indis ma mäletan. Ma tean jah, ma tean. Pekkis ma vaatan, tüüp on 6, ma mõtlen, yes, ennustas täppi läinud, et võitsin alguses, et sa nagu jääd 6, ma usun. Ja siis sa lihtsalt jätku alla. Ei, ma tean, see jah. Ei, aga selles mõttes sai eelmise aasta tulemus korrata, aga seekord oleks natuke olnud võib-olla asja kõrgemale. Ei, no mul oli tegelikult see field oli üldse selles üli tight finaal oli, see oli niimoodi, et mingi 3.-4. ringil ma olin, ma ei tea, mingi 3. koha kusagil Piirimail. Aga noh, kui teed ukse lahti, siis läheb Siim näiteks mööda. Sõitude ajad on tegelikult jumala lähestikku. Nagu siin olid, esimene koht oli eest ära, teised oli mingi 8.53 vaata, sõidu üldaeg. Siis teises sõidus oli samamoodi mingi 8.55, mul oli 8.55, et nagu kuidagi need ajad lähevad nii ühtlaseks. Corner 1 hobikaardi sarja esimesel etapil Aravete Grand Prix Daniel Sõõrumaa. Teise koha võttis siis eelmise aasta kohta ühe võrra parandanud, nii et järgmine kord Aravetes tuleb võit Risto Kapel. Ja meie tänavuse hooaja avaetapi võitja ja seega ka de facto MM liider Sander Sasi. No nii, meil jäi poodiumi intervjuu tegemata, sest palju asju oli, et intervjueerime siis 11, et kuidas, Janar, kuidas sa rahul oled? No enda warm-upiga olen väga rahul, kvaliga väga rahul ei ole, aga sõit oli mega fun selle eest, olin küll viimases grupis ja no selles mõttes, et vahest on hea, kui kvali pekki läheb, siis tuleb sõit vähe ahvatlevam ja sai seal parandada. Ja võib-olla isegi aega parandasin võrreldes kvaliga sõidus, aga üleüldse see viimase kõige kiirema A-grupi finaalsõit, see oli midagi väga tuusat. See oli nii emotsioonirohke, et ma kahju, et sa sõitsid, aga samas ka sa pakkusid seda emotsiooni, et noh. Sellest oli tore osa olla, et kvalis ma isegi ei tea, kuidas ma üldse selle 4. aja sõitsin, aga sõidus ma jätkasin traditsiooni, ehk siis Aravete Corner 1 võistlusel tulen 8. Sa said vähemalt punkte, ma jäin täpselt ühe koha punkti tabelist välja, nii et pole hullu järgmisel etapil. Oleks pidanud kiirema ringi tegema. Aga reaalselt kokkuvõttes meil tuli põhimõtteliselt 10 inimest osales rohkem kui eelmine aasta, ehk siis 29, eelmine aasta oli 20, no 9 kohta rohkem. Aga üleüldse, ma ei tea, väga soe rahvas oli ja see hobikaardi rahvas on kuidagi hästi soe, et ma ütleks, et ei olnud sellist, mõni võib-olla vaatas, et seal kurvis ei oleks pidanud nii tegema, aga kokkuvõttes võib öelda, et kõik respekteerisid kõike ja andsid ennast maksimumi ja päev oli ilus ja täname Margus Leesmaad ka muidugi. Ja ei, nagu ma olen hobikaardi skeenel nagu päris kaua aega juba olnud ja selle tänase ürituse põhjal ka, et kus nagu tegelikult olidki kõik nagu erinevates nendest seltskondades, kes erinevatel hobikaardi võistlustel käib, kardikoolid, siis mõned nagu täiesti profid võidusõitjad, et see kuidagi tänane üritus näitaski, et kui lahe see hobikaardindus selles mõttes on, sest meil olidki täpselt nagu avakõnes sai öeldud ka, et meil olidki kõik nooremad, vanemad, profimad, vähem profimad, kõik olid koos, aga kõik olid mõnusalt, funnisid, kõik olid samal levelil ja saime ka ägedat võidusõitu, ja me korraldasime selle 2 nädalaga. Ütleks seda nüüd siia lõpetuseks, et mis me ikka pikalt jaurame. Täname in-game põgenemistuba ja autosõit OÜ-d, kes reaalselt 2 päevaga praktiliselt suutsid meile pakkuda toetust ja auhindu. Ehk siis saime loosida kinkekaarte ja saime anda ka võitjatele kinkekaarte. Sitaks suuri bännerid ka. Noh, täpselt 4-meetrised bännerid, mis olid päris raske üles panna. Aga suur tänu kõik, kes käisid ja paneme edasi. Ja loomulikult suur aitäh ka
suur aitäh ka Eesti Virtuaalse Autospordi Liidule ehk Evalile, kes on nagu meie ilmselt vist kõige pikem koostööpartner ja on nagu täiega hea koostööpartner ja kellega on siin. Ja nüüd me lähmegi, ma arvan, Le Mani sõitma. Täpselt, ja virtuaalselt. Elame õhtul Martin Rumpile kaasa. Ja Martin Rump, let's go!